Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Head kuulajad, mina olen Meeli Lintsar, olen Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas toiduvaldkonna juht ja mul on väga hea meel olla siin EPA Stuudios koos oma kolleegiga Kaie Laaneveli-Vinokurov, kes alates septembrist resideerub Brüsselis ametipostil Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika ja välissuhete juht. Tere, Kaie! Tere! Me, Kaie, sinuga oleme ju mitmekordsed kolleegid, kui nii võib öelda. Täna me oleme Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas juba mõned aastad olnud koos, aga ennem seda me töötasime mõlemad ühes riigiasutuses, mis tänaseks kannab nime Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Mina läksin tööle Põllumajandusministeeriumisse, sina nähtavasti Maaeluministeeriumisse. Mina olin juba Maaeluministeeriumis. Just, et igal juhul see nimi on päris mitu korda muutunud, aga me mõlemad oleme ju käinud ja olnud just selles mõttes selles varasemas tööpostil või siis tööga seonduvalt Brüsselis, käinud seal koridorides, aru saanud, kui pikad ja tumedad need on, aga ma omast kogemusest võin siiski öelda, et olles tööl umbes 5-6 aastat ja käies siis erinevates Brüsseli siis töörühmades, nii komiteedes, mis siis käivad koos komisjoni siis juures ja Euroopa Liidu Nõukogu juures on siis töögrupid ja mõlemad olen siis juba käinud ja osalenud, esindanud justkui Eestit. Aga see minu jaoks õige selge pilt, kuidas asjad käivad, saabus alles tõesti 5-6 aastat hiljem, kui Eesti oli eesistuja riik Euroopa Liidu Nõukogus 2017. aastal. Sina, Kaie, tulid ministeeriumisse pisut ennem siis eesistumise algust. Kuidas sulle siis tundus, et kuidas praegugi tunduvad, kas Brüsseli koridorid on siis pikad ja tumedad? Ja ma tulin ministeeriumisse 2016. aastal ja 2017 alguses algas eesistumine. Ja loomulikult ma olin võib-olla vaevu just juba ministeeriumis kohanenud ja siis tegelikult me alustasime seda eesistumist ja ma mäletan seda aega ja see oli raske ja need koridorid ikka tundusid nii pikad ja pimedad ja Eestist seal esimest kord, mina ei olnud käinud nendes ekspertgruppides ja nii keeruline aru saada, kuidas asjad toimuvad, kes milliseid otsuseid teeb, kus milliseid otsuseid tehakse. See tunduski nii keeruline kauge ja tegelikult täna ka, ma arvan, et põllumajandustootjad igapäevaselt, nendel ongi mulje, et see Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika on kuskil kaugel, ta on keeruline, ta on nagu selline tohutu masinavärk, kuskil kaugel tehakse otsuseid, mis siis hiljem maanduvad meie põldudel, meie tootmistes. Aga nüüd ma olen tegelikult aru saanud, et nüüd mõnda aega juba Kopakotseka juures ka seal Brüsselis olnud ja seal käinud nii ministeeriumi ajal kui nüüd kojas töötades. Need Brüsseli koridorid on küll pikad ja pimedad, aga kui sa tead, kuhu ja millal minna, et siis need on täiesti läbitavad. Just, et selles mõttes mina enda jaoks tegin ühel hetkel sellise pildi, et räägitakse nendest Euroopa Liidu institutsioonidest, et need on samamoodi sellised suured asutused, arusaamatu. Mina tegin enda jaoks niimoodi lihtsalt selgeks. Ma tean, et see ei ole nagu päris korrektne, aga igaüks saab, mõtestab enda jaoks selle süsteemi kuidagi niimoodi. Ja mina mõtlesin niimoodi, et Brüsselis on erinevad direktoriaadid. Meie jaoks on siis kõige olulisem see DJ Agri, ehk siis põllumajandusdirektoriaat, et see on justkui meie mõttes ministeerium. Ehk et see direktoriaat võrdub justkui nagu ministeerium. Nii, ja nemad siis üldiselt toodavad siis need ettepanekud, kuidas siis neid hiljem millises erinevas siis asutuses, kellega siis läbi räägitakse. Siis teine tase on siis Euroopa Liidu Nõukogu, et
ta justkui minu jaoks on nagu nii-öelda vabariigi valitsuse tasand ja seal räägivad siis läbi erinevad liikmesriigid siis selle otsuse või siis ettepaneku osas, mis siis on komisjon justkui välja töötanud. Ja siis kolmas tasand on siis Euroopa Liidu parlament, mis meie mõttes justkui on nagu riigikogu, et on siis nagu nii-öelda poliitikud, kes on sinna valitud. Ehk et ja siis kuidagi minu jaoks nagu sai see nii-öelda see Brüsseli nagu see pilt, kus mis asub ja mis on selle institutsiooni mõte natukene nagu selgemaks. Nüüd, mida siin, ja siis on siis nii-öelda see Copa-Cogeca, nagu sa nimetasid, et Copa-Cogeca on ju, kuidas sa seletad, mis on Copa-Cogeca kõige lihtsamini? Kui Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liidab Eesti põllumajandustootjaid, siis Copa-Cogeca on samasugune organisatsioon Euroopa Liidu tasandil. Meie Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, ka Eesti Taluliit on Copa-Cogeca liikmed ja nemad esindavadki põllumajandusorganisatsioone ja ühistuid. Jah, et nemad on nagu põhimõtteliselt, nagu meie koja tasandil oleme sotsiaalpartner, siis nemad on sotsiaalpartnerid Euroopa Liidu institutsioonidele. Just. Nagu sa selle võrdluse tõid, on ju, et kui meie käime ja istume Põllumajandusministeeriumiga laua taga, siis Copa-Cogeca käib ja istub Euroopa Komisjoniga laua taga. Just. Et selles mõttes see on selline hästi lihtsustatud pilt. Mida meie käest tihti küsitakse on see, et millal on siis õige hetk Eestis meie nii-öelda tootja tasandil, aga ka organisatsiooni tasandil välja käia oma huvid, oma soovid. Ehk et see, kuidas see Eestis käib, et samamoodi, et me räägime siin erinevate nii Riigikogu liikmetega läbi või nende komisjoni esindajatega, siis, mis Riigikogu juures on, samamoodi erinevate ministeeriumite esindajatega, aga kuidas see mäng nagu seal Brüsselis siis käib, et millal algab mäng, millal on see hetk, õige hetk käia välja oma huvid ja soovid? Jaa, hea küsimus. Paljud arvavad, et poliitika algab siis, kui Euroopa Komisjon esitab oma ametliku ettepaneku, oma ametliku seaduse ettepaneku. Ehk see on tegelikkuses meie mõistes eelnõu. Eelnõu, just. Määruse eelnõu, mis eisi siis on eesisune nädal aega, et sellele vastus kirjutada on kehvematel päevadel. Tegelikult algab see mäng oluliselt varem. Kui ettepanek on juba laual, siis see tähendab, et kõige suuremad otsused nagu suund, filosoofia, võib-olla ka eelarve raamistik, need on laias laastus paigas. Pärast saab muuta detaile, sõnastusi, mingisuguseid tehnilisi aspekte, aga raamistikku on hiljem oluliselt raskem juba muuta. Et komisjon küll töötab ka iga ettepaneku algatuse või initsiatiivi puhul välja teekaardi ja avab avaliku konsultatsiooni, kus kõigil on võimalik oma arvamust esitada, aga tõelised arutelud käivad veel enne seda. Käivad Copa-Cogeca koosolekutel, meie oma siis Copa-Cogeca sees sisekoosolekutel räägitakse, et komisjoni ametnikud räägivad, et nad hakkavad koostama seda ja seda ettepanekut ja nad tahavad tagasisidet, et mis on need olulised kohad, mis võivad osutuda kitsaskohtadeks, punasteks joonteks ja mis tähendab, et meie jaoks Eesti Põllumajandus-Kaubanduse on esimene kõige olulisem samm see, et meie Eesti huvid saaksid sisse Copa-Cogeca positsioonidesse, sest Copa-Cogeca on see, kes läheb ja istub lauada. Et meil on vaja seal Copa-Cogeca sees oma huvid ära kaitsta. Selles suhtes on väga, väga õige koha peal, et me seal koha peal oleme, see on nii oluline. Ja samamoodi käivad ju arutelud nendes samades töögruppides ja ekspertkomides ja ka ministeeriumi ja komisjoni talitluste vahel käib suhtlus. Ja kui sa selles faasis ei esita või ei kirjelda seda, mis on see Eesti eripära, mis on see Eesti positsioon, mis on Eesti punased jooned, siis mõnes mõttes hiljem seda tegema hakata on juba hilja. Siis sa saad kommenteerida detaile, aga nagu ütlesin, enam mitte raamistikus, see on siis juba paigas. Et kui ma nüüd näite toon, on ju, et lihtsalt selline, lihtsalt näiteks, et kui komisjon näiteks otsustab, et järgmisel ühise põllumajanduspoliitika perioodil keskendume eelkõige kliimaneutraalsusele. Siis hiljem, kui nad on selle ettepanekuga lauale tulnud, siis hiljem me saame seal vaielda, et kas lühiajaline rohumaa muutub püsirohumaaks 5 või 7 aasta jooksul, aga see põhimõtteline suund on lukku pandud. No selles mõttes, et jälle võrdluses nagu Eestiga, siis põhimõte on ju sarnane, ehk et kui ministeerium töötab välja
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium töötab välja eelnõu, siis kindlasti oma nagu huve esitada, neid nagu selgitada on kindlasti oluliselt lihtsam selles staadiumis, kui seda eelnõud kirjutatakse. Palju keerulisem on omas praktikas igapäevaselt seda teeme, nii-öelda neid huvisid siis selgitada eelnõu tasandil. Tihtipeale on seal tõesti, nagu sa ütlesid, et 3-4 päeva on see kooskõlastusring, sa pead väga kiiresti reageerima, pead välja selgitama, millised on need põhjendused, miks üks või teine asi võib-olla ei tööta nii hästi. Ehk et ja seda eelnõud tagasi võtta on ääretult keeruline, täpselt samamoodi on ka komisjonis. Täpselt, nii ongi. Just. Ja siin ka, nagu sa tõid selle näite, on ju, et kõige lihtsam on tegelikult istuda selle ministeeriumi ametniku ja ametnikega maha, arutada läbi need kitsaskood, mida saab rakendada, mida ei saa rakendada, mida on vaja, mida ei ole ka vaja. Tegelikult meie oma praktikas on ju ka ette tulnud, et on sisse kirjutatud asju, mida võib-olla ei peaks seal sees olema. Ja siis see raamistik ühiselt paika panna. Pärast neid tehnilisi asju seal muuta on lihtne. See on lihtne nii seadusandjale kui lihtne ka meile sealt üht-teist, aga kui ta ongi sul nädal aega eisis või siis ta on sul juba välja tulnud ja läbirääkimised käivad, siis öelda, et kuulge, see ikka päris hästi ei lähe, et hakkaks ikka otsast peale. No, me saame ju kõik aru, et need asjad lihtsalt ei toimi nii või ei käi nii. Ja ma võib-olla täpsustan seda sinuga ka, et lihtne ei ole lihtsam, lihtne ei ole midagi lihtsam, just. Et me jõuamegi selles mõttes selle küsimuseni, et millal siis me saaks öelda, et sorry, aga rong nüüd on nagu läinud. Et mida me siis nagu põhimõtteliselt mis meil muud üle jääb, kui seda teha, et kuidas sellist asja nagu vältida, et me ei saaks öelda, et sorry guys, rong sõitis ja meil ei ole muud teha, kui ainult lehvitada. Ütleme nii, et meie rong peatub ikkagi oluliselt lühemat aega kui suurte liikmesriikide rong on ju. Et suurte liikmesriikide nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, nende mõju tuleb juba iseenesest. Nad on nii suured liikmesriigid, nendel on nii palju inimesi, nende inimesed töötavad komisjonis. Nende inimesed on esindatud väga nagu suurtes hulkades, nii Copa-Cogekas, erinevates Euroopa Liidu institutsioonides. Nende positsioonid on nagu kuidagi juba seal, need on teada. Nad on igal pool, nende alalised esindused on väga hästi inimestega varustada on nagu halbu öelda, aga nendel on väga palju mehitatud just. Meie jaoks on väga oluline see, et meil oleksid positsioonid suhteliselt detailidena paika pandud väga varajases staadionis. Kõige parem oleks veel see, kui me suudaksime need positsioonid ka ühtlustada näiteks Läti ja Leeduga, sellepärast et Balti hääl kõlab tugevamini, ühtsemana kui ainult väikese Eesti hääl, et midagi teha, kui sa oled nii väike, siis sinust on ka oluliselt lihtsam üle sõita. Et kui meil on need positsioonid paigas varakult ja me järjepidevalt kogu aeg oma positsiooni rõhutame, et siis neid võetakse ka arvesse. Et Brüsselis ei võida mitte see, kes kõige valjemini karjub, vaid see, kes räägib õigel ajal õigete inimestega. Kui sa selle hetke nüüd maha magad, siis hiljem loomulikult sa saad teatud koalitsioone moodustada, üht-teist omale sobivaks muuta, aga mõnes mõttes võib öelda, et sellel hetkel sa jooksed juba rongile järgi. Ja selles mõttes ma olen suga nõus, et nagu need läbirääkimised peavad olema igal tasandil ja sa tõid selles mõttes õigesti välja, et sa pead punuma selle võrgustiku enda jaoks nendest õigetest inimestest ja rääkima nii läbirääkijatega kui ka otsustajatega. Ja selles mõttes mul on hea meel, et meil on selles Copa-Cogeca olemas, sinuna Kaie, kes tõesti seal Brüsselis resideerub ja on selle läbirääkijatega kogu aeg kontaktis, et see on, ma arvan, et Eestile väga suur võit. Pluss see on võit, et meil on siiski, mõnes mõttes ka väikeriigina me tõesti tunneme oma ametnikke, kes seal siiski töötavad ja meil on head suhted ka ju Euroopa Liidu siis komisjoni Eesti esindiga nii Eestis kui ka siis meie siis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi alalise esindajatega Brüsselis just nii.
ja nad minu jaoks, ma võib-olla toon selle enda murekoha ka siiski siin välja, on see, et mulle tundub, et see Brüsseli esindus, nad tegelevad eelkõige just selle tasandiga, mis ma ütlesin, et see vabariigi valitsuse tasand, ehk siis see Euroopa Liidu nõukogu tasand ja see tasand, mis on nüüd siis komisjoni tasand, et see jääb meil nõrgaks ja ma tõesti tunnen, et me ei tea täpselt, mis otsused tehakse sellisel komisjoni tasandil, sest ka nii nagu on nendes institutsioonides hierarhia, on ju hierarhia ka nendes erinevates eelnõudes seal, et kes, millal ja kus otsustab. Jaa, tõsi, kahjuks ma pean ka tunnistama seda, et see on nõrk koht, see on nii Eestis nõrk koht, kui see on meil ka tegelikult Brüsselis nõrk koht. Meil on Eesti esindusega, alalise esindusega Brüsselis hea koostöö. Nagu sa ütlesid, et me oleme väga hästi kursis nende dokumentidega ja nende eelnõudega, mis on triloogides, taustaks lihtsalt, et kui siis tuleb, kui Euroopa Komisjon esitab ettepaneku Euroopa Nõukogu ja parlamendi määruse eelnõu ettepaneku, siis see liigub 2 suunda, seda hakkavad läbi rääkima siis parlamendis. Parlament hakkab omale sobivat sõnastust otsima, Euroopa Liidu Nõukogu ehk siis liikmesriigid hakkavad omale sobivat sõnastust läbi rääkima ja siis lõpuks lõuakse siis triloogidesse ehk 3-poolsetesse läbirääkimistele, kus leitakse see kompromiss. Aga siis on rakendusaktid, ehk siis tegelikult tehnilised küsimused, väga tehnilised küsimused, kuidas neid eelnõusid liikmesriigi tasandil rakendatakse. Ja võt seal, ja need on otse kohalduvad. Ehk siis seal ei ole seda vahel, et midagi tuleb Brüsselist ja siis me vaatame ta siin Eestis üle, me võib-olla siin määruse tasandil kirjutame midagi ja siis me avaldame ta riigi teatajas. Need on otse kohalduvad. Aga ma pean kahjuks tunnistama, et meil sageli puudub isegi see info, et mingisugune rakendusakt on avaldatud ja on hakanud kehtima, rääkimata siis sellest, et me tegelikult teaksime, et mida, millal läbi räägitakse, mis sinna rakendusakti üldse kirja saab. Ja me peame ikkagi siin ka nagu vaatama, et Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas meil on 3-4 inimest, kes tegeleb reaalselt nende eelnõudega. Samal ajal meil on ministeeriumis ligi 200 inimest, kes tegeleb nende eelnõudega, et inimlikult ei ole lihtsalt võimalik kõigil silma peal hoida, kõike teada. Sellepärast ongi see koostöö nii oluline ministeeriumi ja meie vahel, et see kommunikatsioon toimiks, et me vähemalt teaksime, mis tuleb. Et me teaksime, et meil on halbu näiteid see ei kehti kõigi kohta. Meil on ministeeriumi ja ametnikega on väga hea koostöö. Meil on alalise esindusega väga hea koostöö, aga piisab 1-2 halvast näitest ja kui tulebki alla mingi nõue, mis on täiesti rakendamatu, siis see on tõrvatilk meie potiseks. See paneb tootja nii keerulisse olukorda, ja sealt välja rabeleda, sest see on otsekohalduv rakendusakt, see on praktiliselt võimatu, et lihtsalt ma siin juba räägin sellest nii palju, et nii ja naa, nüüd konkreetne näite tuua, et kui see ametnik läheb ja hakkab neid tehnilisi nüansse selles rakendusaktis läbi rääkima ja ta näiteks ei tea, ja ta ütleb, et ta on okei aruandlust esitada ja me peamegi aruandlust esitama. Samas ta ei ole süvenenud või tal puudub teadmine, millised andmed Eestis juba kogutakse. Siis ja see on päris elus juhtunud asi, mis siiamaani kehtib, et siis tootja pannakse sellisesse olukorda, et üks määrus nõuab ühte. Üks määrus nõuab ühte, teine määrus nõuab mis tema jaoks praktikas tähendab seda, et tal on väike tapamaja, tal on oma lambarümbad, täpselt sama kogus lambarümpasid, aga siis ühe määruse järgi ta peab esitama neid 12 kilogrammi kaupa ühele asutusele ja siis teisele asutusele 13 kilogrammi kaupa, mis on tema jaoks töökulu, bürokraatia ja milleks ta seda tegema peab. Samas oleks piisanud sellest, et mingil hetkel need ametnikud, kes tehnilisi nüansse läbi räägivad, oleksid korra omavahel suhelnud, et kuule 12, 13, äkki me ikkagi nagu otsustame, et kas me tahame siis 12, 13 ja siis kumbki meist läheb siis oma sellesse töögruppi või komiteesse ja ütleb, et kuulge, me juba kogume sellised andmed, me ei taha enam teisi andmeid koguda, meil 12 kilostest piisab, me 13 kilo kaupa ei taha anda. Ja selles mõttes siin on selles mõttes, et sa tõid välja, et ametnikud omavahel ei räägi, et ametnikud ei räägi ka just, selles mõttes me räägime just sellest komitoloogia poolest, mis on ametnikud ei räägi ka meiega. Jah, et nad ei räägi ka nagu meiega, et üks asi on see, et need rakendusaktid toovad ju
nii-öelda seda bürokraatiat ettevõtjale, aga see toob ka bürokraatiat tihtipeale näiteks järelevalvele, kes peavad neid nõudeid hakkama kontrollima, millest nad tegelikkuses nagu teadlikud ei olnud. Ja noh, siin on tõesti nagu küsimus, et mina jälle omast nii-öelda vanast kogemusest ma mäletan, et me tegime teatud nagu ülevaateid, et me andsime selles mõttes sektorile teada, et see määrus on nii kaugel või et seda arutatakse sellises vormis. Ja noh, siis sektoril oli nagu aega anda märku, sest ma saan ka nagu ametnikust aru, et tihtipeale ametnik ei teagi, kas selline nüanss võib tuua meie sektorile halba, aga kõige hullem on see, kui seda ka ei küsita. Täpselt on ju, see on täiesti normaalne, me ka ei tea. Just. Põllumajandus, toidu tootmine, see on nii lai valdkond, kui me hakkame rääkima mingisugustest loomahaigustest detailides. No ei ole võimalik, et ma tean nii taimehaigusi, loomahaigusi, tootmispraktikaid, kõike see ei ole võimalik. Küsi, sellepärast ju tootjad ongi, sellepärast esindusorganisatsioon ongi ja ministeerium ei pea ju minema nagu iga tootja juurde eraldi küsima. Selleks esindusorganisatsioon ongi. Kui sa ei tea, küsi esindusorganisatsiooni. Me küsime oma liikmetelt ja me tuleme sinu juurde tagasi, on üks läbirääkimispartner. Palun lihtsalt rohkem kommunikatsiooni, et meil ei tekiks pärast seda olukord, kus me peame ütlema, et kuulge, tore on, aga rakendamatu. Just. Et meil on selles mõttes, me kirjutame siia üles, et millised on need rakendamatud määrused, et sa tõid ise näita nii-öelda sellest ÜPP läbirääkimistest, aga meil on siin rakendamatu määrus näiteks raadamine, mida ju lükatakse samamoodi edasi ja mille puhul me saame nagu öelda, et ka meie tootjad, me ise ei näinud ette neid võimalikke halbu stsenaariumi, mida see raadamine võib kaasa tuua. Ja tänaseks on seda raadamise rakendamise tähtaegu tänu sellele ka mitu korda edasi lükatud. Kas ta nüüd ka kunagi tagasi võetakse? Kahtlane. Aeg näitab just. Et, ja siin on samamoodi, aga ka ministeeriumi esindajad ei suutnud ju välja mõelda, kas nad, kui kaugele siis peab see aruandlusega minema lõpuks, et olla siis selle raadamismääruse kõikide nende sätetega kooskõlas ja neid siis täies mahus täita. Et kas seda me ju ei teadnud. Ei teadnud meie, ei teadnud ametnikud ja ei teadnud ka tegelikult ju Brüsseli erinevad liikmesriigid. Tõsi, aga raadamise määrus on selles suhtes ka väga halb näide. Väga halb näide, ta on väga hea näide, ta on väga halb näide, ta on väga hea näide sellest, et kuidas asju mitte teha. Tegelikult eesmärk oli üllas. Loomulikult on ju, aga me peame ka Euroopa seadusloome puhul me peame alati arvestama, et ega ju meie ei ole ju ainsad huvigrupid. Muidugi. Et raadamise määruse suur eesmärk oli ju see, et me ei tarbiks Euroopa turul tooteid, mille pärast on vihmametsad maha võetud. Väga üllas eesmärk. Et kui sa selle niimoodi õhku viskad, kõik on rahul. Aga kui sa nüüd rakendama hakkad ja takistuseks saavad sellised detailid, et ma ei saa näiteks loomanahkade parkimine. Ma ei saa tagada jälgitavust sellepärast, et mitte ükski täna turul võimalik selline jälgitavussüsteem ei suuda mul selle naha küljes vastu pidada läbi selle füüsilise ja keemilise parkimise protsessi. Pole olemas. Just. Ja siis selles parkimise protsessis see jälgitavus nagu mõnes mõttes kaob ära. Või siis on tohutu bürokraatia, ehk siis täpselt see, mida me oleme ka nagu näinud, et mingil hetkel andmed liiguvad arvutis, siis nad prinditakse välja, siis nad kirjutatakse natuke käsitsi, siis nad trükitakse uuete arvutisse tagasi ja siis nad liiguvad jälle natukene digitaalselt ja siis jälle prinditakse välja. Et lihtsalt see Just, et siin ongi nagu hea näide, et me tahtsime, et puid nagu justkui maha ei võeta, aga see tõi kaasa hoopis probleemid hoopis teistes kohtades ja hoopis teistes valdkondades. Puid hakatakse mujal maha võtma sellepärast, et sa pead nii palju paberimajandust. No just, aga meil on ka kindlasti neid palju häid näiteid, et ma tean, et täna on mitu nii-öelda sinul kui vastsel siis esindajal Brüsselis, et sul on ka juba laual mitu erinevat asja, mis ei ole nii-öelda veel eelnõuna
käsil, aga mida juba läbi räägitakse. Ja Just. Ja nii et siin on palju neid võimalusi meil ka kaasa rääkida ja mul on väga hea meel tõdeda, et eile te siin kogunesite siin EPA raames oma kolleegidega. Ja meil oli eile, me kohtusime Soome ja Balti riikide põllumajandusorganisatsioonide esindajatega, et arutadagi meie ühiseid positsioone nendeks käimasolevateks ja tegelikult algusjärgus olevateks mitmeaastase finantsraamisega MFF-i ja ühise põllumajanduspoliitika läbirääkimisteks. Ja me koostasime sellise ühise deklaratsiooni, kus me lähmegi Soome, Eesti, Läti, Leeduga, lähme ühise positsiooniga välja ja me oleme palju kuuldavamad. Just, et see ongi selles mõttes see hea näide, et kuidas täna on üks väga suur ja oluline pakett laua peal, mis puudutab mitte ainult ühte määrust, vaid ju määruste pakette. Just. Ja kus on selged Eesti huvid, kus me kindlasti tahame oma huve kaitsta ja me teeme selleks tööd mitte ainult oma tootjatega, aga ka tootjatega, töötlejatega, kõiki oma liikmeskonnaga, aga ka siis just otsime nendest liikmetele neid loome koalitsioone. Jah, loome koalitsioone, just õige. Et selles mõttes see töö käib ja mul on väga hea meel, Kai, et sa oled Brüsselis ja annad oma väga suure panuse selleks, et meie huvid saaks Eestis kaitstud. Aitäh! Aga meie aeg on hakanud vaikselt lõppema. Koridorid jäävad pikaks ja tumedaks. Aga koos on nad läbitavad. Just. Aitäh sulle, Kaia! Aitäh!